Aga alustame siis Arvo Sarapuu. Loodetavasti lepid sellega, et sul on väga pisike number võrreldes teistega, on passi kirjutatud. Võib alustada ja aitäh. Ja suuniseks siis nii palju, kui on tunnistada midagi, mis läks ikkagi tõesti viltu, mida praeguse tarkusega teeks hoopis teistmoodi kunagi siin Järvamaad juhtides, siis ütle see lihtsalt ära. Aga rahvas ootab seda, et teada saada kõigepealt seda, et mida meil vaja oleks ja kuidas seda saavutada. Aitäh kõigepealt selle võimaluse eest, et kunagiste kolleegide ja sõpradega koos olla ja ma ütleksin nii, et mida aastad juurde tulevad, seda rohkem igatsed nende inimeste järgi, kellega kunagi on vahvaid asju ette võetud ja neid on siin saalis praegu hetkel väga palju. Et tõesti 27 aastat tagasi 20. detsembril sain maavanemaks ja juba sellel hetkel hakkas siis kõik pihta sellega, et kuidas seista tookordse Paide rajooni eest ja kuidas hiljem siis seista Järvamaa eest ja viltu ei läinud midagi, ma arvan, selles mõttes, et eks siis aeg ju parandab paljud asjad, et kui sellel hetkel oli kõik üks, ehk siis Paide või Paide rajoon, kuidas ja hilisem Järvamaa, siis meil oli üks eelarve, meil olid ühed inimesed, tookord maavalitsuses töötas 270 inimest ja koloosid, sovoosid, TPT-d ja kõik võimalikud ettevõtted kuulusid siis maavalitsuse halduse alla ja tegelikult ma nimetasin ennast tookord mitte maavanemaks, vaid maakonna peadirektoriks, et kogu see majandusvärk oli meie teha. No ja mis siis hakkas see, et hakkasime omavalitsuse tegema, kõikide soov oli see, et iga paikkond saaks oma identiteedi kätte ja saaks teha kõik, mis omavalitsuses väikses või suuremas või keskmises vallas kõik võimalik teha oli. Ja nüüd ma ütleks esimese asja, et mis minu meelest viltu läks, on see, et Pärnumaad teame Pärnu järgi, Tartumaad teame Tartu järgi, Järvamaad teame, hakkad tükk aega mõtlema, eks ole, tegelikult oleks võib-olla siis esimene asi võib-olla pidada seda vigade parandust niisuguseks oluliseks, et hakata arendama rohkem Paidet, aga see oli juba majandite ajast peale, kus arendati koloosikeskusi ja vähem siis Paidet, nii et kui me nüüd mõtleme tuleviku peale, siis Paide arenduse peale peab igal juhul rohkem mõtlema ja siis mis see siis oleks nii, et paneme kõik seljad kokku, et teha siis Paide arendus ja maakonna arendus. Mitte ma ei kutsu seda üle, et paneme kõik potti, vaid paneme seljad kokku ja tänased omavalitsused, tol korral oli see 16, tänaseks on neid vähemaks jäänud, aga paneme seljad kokku. Ja teine niisugune asi oleks see, et kasutame seda võimalust, et Eesti on ka ju nii väike, et suured korporatsioonid, mis on Euroopas ja maailmas, on oma filiaalid teinud Tallinnasse ja valdavalt Tallinnasse. Kasutame seda võimalust, et mis oli nii-öelda nõukogude aja lõpus. Hästi palju ettevõtete filiaale oli Paide rajoonis, ehk siis Järvamaal. Hästi palju filiaale. Aga meie muidugi ei tahtnud neid, sellepärast, et kõik tahtsid, et on omaette suured ettevõtted. Mis sellest täna välja tuli, on see, et ikkagi võiks olla siis neid filiaale palju. Või siis näiteks vastandamise asemel, ma mäletan seda, et ma käisin 92. aastal Ameerikas näidati suuri farme. Tulin Järvamaale, hakkasin rääkima, et see rootslaste nõuanne, et lõhkuge kõik ütleme siis majandid ära, polegi kõige targem, sest Ameerikas öeldi, et see ei vea välja. Et tänaseks on näitanud, et niisugusel suur ettevõtmisel on tulevikku. Ja kõige lõpuks ütleks nii, et ma arvan, et usaldame siis kõigepealt ikka oma inimesi ja kui näiteks oma inimesed ja lähme inimese tasandilt kõikide asjadega edasi, et kui inimesed leiavad, et meil võiks olla niisugune ühtne ja tõsine ja suur Järvamaa ja kui inimesed seda ütlevad, et see on nende õige valik, siis usaldame neid. Ja mul on just küsimus selle kohta, kui asutuste toomine Järvamaale on ju ilus asi, mida rohkem neid siin on, nad on meil siis nii-öelda pantvangis, et keegi ei saa meid kõrvale lükata, aga miks nad peaksid siia tulema, kui ütled ise, et me peaksime Järvamaa jaoks arendama Paidet, siis Eesti tasandil mõtlev inimene ütleb, et me peaksime Eesti jaoks arendama Tallinnat, kõike me ei suuda arendada ja kadunud Robert Lepinson kunagi šokeeris ju lausa avalikus selle asja otsese väljaütlemisega, mida paljud mõtlesid. Seal, kus on inimesi, seal areneb ettevõtlus ise.
Ehk Tallinnas areneb ettevõtlus ise, kuigi Tallinna linn teeb ettevõtluse arendamiseks meeletult palju. Ja eelarve on suurem kui Järvamaa omavalitsuste eelarve kokku on meie ettevõtlusameti eelarve, nii et see eelarve on meeletu, kuidas alates tööstusparkides ja lõpetades inkubaatoritega. Aga teine on see, et seal, kus inimesi ei ole, seal peab ka arendama ettevõtlust ikkagi riik. Ehk siis mina arvan nii, et riik peab läbi siis maksusüsteemi ja läbi erinevate hoobade tekitama olukorra, nii nagu Rootsis. Et väga paljud ettevõtete peakontorid on Stockholmis, aga ettevõtted ise on maakondades ehk siis kommuunides. Nii et kindel seisukoht, seal, kus ei ole inimesi, peab arendama riik ja andma oma tuge ja seal, kus on inimesed, seal ettevõtlus areneb ise. Kuna see asi puudutas nüüd tegelikult, käib serva pidi kogu aeg seal haldusreformi küljes, siis ma palun hästi lühikest vastust Arvo Sarapuu, milline oleks visioonina parim Järvamaa haldusjaotus, kus juures anname fantaasia vabaks, võib ka need haldustasanditega mängida. Ei, mina läheks ikka sinna tagasi, kust mina alustasin kunagi. Et meil oli ühtne maakond, üks eelarve, kõik arengud olid lepitud omavahel kokku, et milline siis jaotus on. Et selles mõttes Järvamaa võiks ikka üks olla ja siis on see, et see ressurss, õigemini ütleme siis nii hästi lühidalt, et kui sa ettevõtluses näed, et asjad lähevad võib-olla mitte kõige paremini, tõmbad ressursi kokku. Ja mina pakuks praegu seda välja, et Järvamaa peaks oma ressursi siia tõmbama keskele kokku. Üks vald, jah. Nii, aitäh. Tõnis Kõi, milliste mõtetega tulid täna siia Paidesse? Kõigepealt samad sõnad, et tegelikult oli väga tore, kui Alovaas ma ei teagi, vist 6 aega tagasi või kuskil sealkandis helistas, ütles, et selline plaan, selline mõte ja et võiks rääkida. Ja nii nagu mu esimene reaktsioon oli ilmselt ka telefonis, et ega ma nüüd mingisugustest vanadest aegadest heietama tulla ei ole nagu seda tüüpi inimene üldse, kes räägiks võtmes, et oleks on paha poiss, oleks siis tuleb mõtet rääkida, tuleb teada seda, mis on olnud, tuleb hinnata seda, mis on täna ja vaadata tulevikku. Ja täna siin saalis istudes ja kuulates, siis mõnes mõttes tuli ikkagi nagu meelde see aeg, kus 96. aastal siis see teises saalis küll, väikses saalis, mitte suures saalis siin linnavolikogu mind linnapeaks valis ja see nooruslikkus või see tegelikult teha tahtmise õhina, mis siis tol ajal oli, väga ammu juba, sest tegelikult ma nägin seda täna siin nii mitmegi ettekandja suust ja silmist, ütleme, kõlas see välja, rääkimata siis ekraani pealt. Ehk siis nagu mingil moel on nagu mingi ring on siis äkki nagu täis saanud, mingid põlvkonnad on ju vahetunud ja kui me vaatame maavanemat, vaatame linnapead, vaatame teisi omavalitsusjuhti, keda siin saalis võib-olla nüüd kõiki päris ei ole, siis noori on päris palju. Ja see nooruslikkus ilmselt ju ongi see energia, mis elu edasi viib. Aga mis ma veel tahaks rääkida, on ikkagi see, et ega jällegi viitena võib-olla sellele, et see tänapäev on ju väga digitaalne. Tänapäev on väga selline pool, et kõik peaks olema kuskil võrgus, kus siis on näha, siis on kuulda, ja siis oled olemas. Ja sõites siis täna Tallinnast siia poole ja tegelikult üldse kasutades ju Tallinn-Tartu maanteed põhilise liikumisteena Tallinnast välja, siis vaatan seda Järvamaa silti, mis omal ajal oli tegelikult väga edumeelne, esimene maakond minu teada vist oli, kes selle tegi. Meie teede valitsus pani tegelikult selle. Teised tegid selle järgi, väga ilus. Aga täna on ta tegelikult ju seisev ja staatiline. Täna ma tahaks seal tegelikult, pidasin korraks kinni, tegin pildi, natuke liiklusohtlik oli, vaatasin kõigepealt peeglisse tükk aeg, et keegi tagant selga ei sõida. Ja mis sa seal siis pildistad? See mõttes pole ju huvitav, midagi teha ei saa. Ja siis ma sõidan 500 meetrit edasi, natuke vähemgi, on tegelikult park, plats, parkla. Ja seal parklas võiks olla Järvamaa märk. Ma arvan, et Jaan siin Paide BMT-ga ja Jalaks ja siin metallitöötamisfirmasid veel saaksid tegelikult vägagi vägeva metallist Järvamaa sildiga hakkama, kui on kunstnik leitud ja kontseptsioon paika pandud ja kogu see protsess edukalt läbi viidud. Ja siis on põhjust kinni pidada kas või selleks, et korraks ennast sirutada, seal rammu kas või katsuda, sest seda peab tugev olema. Järvakad on ju tugevad ja see oleks kui märk, et Järvamaa on tugev.
ja katsu, kas mitu korda lõuga tõmbada, kas lipu teed ära nii-öelda inimese lipu, et seisad kangi peal nii nagu lipp peaks lehvima. Ja või mitte, lihtsalt nagu selline idee tekkis. No õigemini mitu korda see idee tekib iga kord, kui sealt mööda sõidad, siis mõtled, et midagi võiks seal lahedamat olla. Sõitsime veel edasi loomulikult Kükita grilli juures Künkast üles ja tuli meelde 2010. aasta arengukonverents, see oli siis vist Paide oma või vähemalt Paide Raekojas toimus. Ja ma mäletan, et ma küsisin seal ühelt ettekandjalt Mart Laarilt, et ta oli tol hetkel siis Paide valitseva linnapea nii-öelda nagu erakonna esimees. Et Mart, mis sa arvad, et kas Paide vajaks Mäos mingisugust sellist reklaami, kus oleks kõik need kõvad Paide märgid väljas, mis annaks siis mingisugusegi tõuke, et kuule, et mõtle hetkeks, et võib-olla tasuks nii-öelda vaatama minna, mis nad seal teevad. Mart muidugi arvas, et muidugi see tuleks sama aasta sügiseks üles panna, ehk siis 2010. aasta sügiseks. Keerasin sisse Mäost. Ilma reklaamitagi, kutse peal. Nägin silla otsas jällegi väga ilusat asja. Paide silt. Vägev, ilus, üle 700 aasta vanuse linnale sobilik. Selles mõttes paegivist kõik väga hea, ilus, nii-öelda vapp paistab sealt vastu. Nii-öelda alati on see meeldinud, see on tegelikult väga hästi teha. Selfisid teevad meil kõik. President teeb selfisid, peaminister teeb selfisid. Neid, inimesi on palju veel. Ja neid saaks ju näidata. Need saaks ju kuskile üles laadida ja me kõik saaksime endid suureks teha läbi interneti avarusse sellega, et me oleme Paides käinud, me oleme selle selfie teinud. Võib-olla võiks isegi mingi võistluse korraldada parimatele või huvitavatele piltidele, võiks seal isegi võib-olla midagi välja loosida. Ja võiks ju muidugi, nüüd võib küsida, et aga see kõik on selline tilulilu ju tegelikult, mis see tõsist nüüd siin nagu ka midagi, mis sellest kasu nagu kõigest on. Siis ega kõik teavad sellist lastefilmi nagu Kiirus oli ta nimi vist eesti keeles ja Pikne McQueen seal kindlasti sõitis kõvasti ringi. Ja seal oli film sellest, kuidas tegelikult ühest Ameerika linnast tehti kiirtee mööda. Siis see linnal ei läinud väga hästi. Nende jaoks oli seal see, kuidas nad said siis selle pikse sinna omale selleks abistajaks, aga kui me seda natuke laiendame, siis tegelikult on meil ju vaja elanikkonna kahanemise tingimustes neid inimesi, kes seal Tallinn-Tartu peal sõidavad. Meil on vaja, et nad peaks kinni ja ostaks midagi ja tuleks siis tarbiks seda Järvamaa identiteediks oleva põllumajanduse tulemit, toitu, ostaks talupoest kuskilt, sööks tervislikku toitu siin või mis iganes, aga peaasi, et nad siia saaks tulla, siia raha jätta, kohalikku majandust turgutada ja oleks sellel kõigel nii-öelda mõte. Ja ma arvan, et seal interneti avaldusteks annataks veel palju asju teha ja kõige selle juures minu arust on väga äärmiselt oluline silmas pidada seda, et nagu üldine meelsus, üldine selline suhtumine oleks väga positiivne. Et me arvustame mitte ainult iseendid, vaid me arvustame tegelikult meie külalisi, meie kliente. Me arvastame inimesi laiemalt ja me teame, et nad kõik on erinevad. Ja kindlasti me ei ole need, kes arvavad, et kui kõik ühe mõõdupuu järgi ei ole, siis on halb. Ja siis tuleb midagi ette võtta. Ei tule ette võtta, inimesed ongi erinevad. Ja see erinevus tegelikult meid rikastabki. Aitäh. Nii, ma küsiksin selle peale nüüd sellise noriva küsimuse. Ütleme, et Tallinn-Tartu peal ükskõik kummas suunas sõidab üks inimene, kellel ei ole nii palju vedanud, et oleks tervis kõige. Veel vähem. Tal ei ole isegi nii palju vedanud, et oleks endine Paide linnapea. Ja veel enam, ta ei olegi üldse Paidega seotud. Ta näeb liiklusmärki 110 kilomeetrit tunnis. Süda hüppab rõõmus, seda on nii vähe, seda märki. See on nii kallis märk, et seda aega ei tahaks ära räsata. Ta paneb jala pedaalile ja siis ta võtab jala pedaalilt ära, siis see meil enam oluline ei ole. Kas sa üldse põhimõtteliselt näed, et see vana unistus, et panna kuidagi inimene selle tuiskamise pealt maha keerama, millegi ka, ma ei tea, kas kosmosekeskusega millegi ka on üldse saavutada või ei ole seda äkki mõtet küttidagi seda tulemust? Ütleme kõigepealt tuleb ju tunnistada seda, et see, et
tuleb ristmik ja saab kiiremini sõita, oli ju selge mitu aastat enne, kui see ristmik tuli. Sest ta teada, kui ristmik tehakse, kuidas ta tehakse, mis kiirused seda tehakse. Kõik sõidavad Paidesse ja siin ostlema. Ja tegelikult ju see on, siin on alati kaks varianti, on alati nagu elus on kaks varianti. Kas pingutada või loobuda? Selleks, et 110 pealt keegi meile tuleks, tuleb natukene varem hakata pingutama sel hetkel, kui kiirus ei ole veel 110 mingil põhjusel. On vaja ju enne 90-lt 110 jõudmiseks lasta kiirus 70 peale. Tuleb pingutada nagu sel hetkel, kui on veel võimalik otsustada. Ja selleks on, ütleme, ei ole vaja nagu meil jalgatast mõelda. Reklaam on välja mõeldud. Kuidas pingutada selleks, et viita endast Paide? Ja on midagi... Ja peab olema midagi, alati on midagi, mida pakkuda sellist, mille pärast tasub mõelda, et kumb nüüd rohkem väärt on, kas ma nüüd saan mingi hea emotsiooni või see, et ma jõuan sellest pagana veoautost nüüd või 2 veoautost nüüd selle 110 lõigul mööda ja saan edasi rahulikult sõita. Aga ma ikka tahaks süüa ja juua selle jätad lahtiseks praegu. Ja ma arvan, et see emotsioon ei saa tulla mujalt, kui seda koha peal välja mõelda, sest et ega seda ei saa kunstlikult luua, see on olemas. Seda peavad tegelikult inimesed mitte ainult välja mõtlema, vaid nad peavad seda ka siis seejärel tegema. Seda ei saa kuskilt, ja küll läheme jällegi vanasse aega tagasi, kui me selle Paide Eestimaa südame suure punase plekist Läraka tee äärde panime, siis ega me ei mõelnud seda kuidagi välja kuskilt laenurgast, vaid see tegelikult tuli ju Järvamaa ajaloost, see oli Järvamaa oli olemas. Me arvasime, et see võiks töötada, mingid aastad ta tegelikult ju töötaski. Asi ta sai vanaks. Selge, aitäh. Jah. Ja Sven Mikser ning Svenil on nüüd selline hea võimalus, et tal ei ole minu teada selja taga sellist tegevust Järvamaal, kus oleksid kinni mingisugused kunagi välja öeldud seisukohad, millest oleks nagu piinlik lahti öelda või see pilk on olnud Paide elaniku pilk kaugemalt, eksin ma? Kas ma siis tõesti nii vähe olen teinud? Mul on tegelikult esimest korda selline targa vanainimese roll, et vaadata tehtule tagasi ja otsida sealt vigu. Aga ma olen tegelikult ikkagi Järvamaal ka natukene oma poliitilisest elust veetnud ja siin küsimus oli, et mida olete teinud sellist, mida nüüd teeks teistmoodi ja mis on siis nii-öelda positiivselt korda läinud. Et kui sealt alustadagi, et siis mis ma siin olen teinud, et ma näiteks olin 3 aastat Tõnisega opositsioonis linnavolikogus, kuni lõpuks tegin temaga koalitsiooni. Ja Arvo ma võtsin erakonda, kust ma ise peagi lahkusin. Et kui mõelda, et kas ma nüüd tänapäeval teeksin need asjad teistmoodi, vaat ma ei tea. Aga mis on korda... Arvoga teeks koalitsiooni, Arvo võtaks erakonda, kas Tõnisega teeks koalitsiooni? Kõhklus on jäänud... Ei, ma arvan, et Arvo on sattunud õigesse erakonda. Aga kui nüüd rääkida sellest, et mis on nagu korda läinud kindlasti, et siis ma arvan, et mul on niimoodi ka kaadri taga nokitsedes väike roll võib-olla selles, et Järvamaa on saanud Alo näol endale selle maavanema, kes praegu on, ja nagu me kuulsime siin eelnevast paneelist või eelnevast ettekandest õieti, siis on vähemalt noortele väga meeltmööda ja noortesõbralik. Ja ma arvan, et võib-olla veel veidi kaudsemalt, et võib-olla mul on ka väike roll selles, et Paide on saanud endale sellise tubli ja samuti väga noortesõbraliku linnapea. Aga loomulikult need inimesed on oma karjääri ikkagi oma kätega ise ehitanud ja kui on saanud natukene abiks ja toeks olla, siis see on ainult puhas rõõm. Kui nüüd, ma arvan, et ega siltide taga see Paide areng päriselt kinni ei ole. Et sildid on ühest küljest ilusad, teisest küljest kindlasti saaks, kui kunstnikule vaba käed ja vaba mõttelend anda, saaks veel vahvamaid teha, aga ma arvan, et kui me vaatame nagu laia konteksti, vaatame seda, et ega Paide ja Järvamaa ei ole üldse mitte ainsad kahanevad piirkonnad ega omavalitsused Eestis. Et tegelikult minnakse, rahvastik väheneb ja vananeb igal pool peale Tallinna ja Tartu on ka enam-vähem stabiilne siiski seal 100 000 kandis. Et Järvamaa seevastu siin ikkagi iga kord, kui üle mõne aja jälle lähed sinna Järvamaa palju räägitud kodulehele, siis leiad, et jälle see 1000 koht on jälle ühe võrra väiksem. Ja tegelikult ma vaatasin just Järvamaa arengukava internetis, et siis seal on veel üks tähelepanuväärsem graafik, kui siin Lauri näitas enne neid tööealiste ja mittetööealiste kõveraid, et siis mina vaatasin neid detsiile või 5 aasta kaupa siis sellist vanusepüramiidi.
Ja meeste osas on Järvamaal siis 65–69 aastasi, vist kui ma mälu järgi ütlen, pisut rohkem kui 0–5 aastasi. Ja naiste osas on see tegelikult veel see lõikumine toimub veel 10 aastat kõrgemal. Ehk meil on 80 aastasi tegelikult Järvamaal rohkem kui neid, kes sünnivad. Et need demograafilised protsessid muidugi on üksteist võimendavad. Et me teame, et mobiilsemad on inimesed ikkagi kooli lõpetamise eas, nooremas tööeas, mis ühtlasi on ka pereloomise ja laste saamise iga. Ehk need, kes on tegelikult valmis liikuma ja see liikumine Järvamaa näitel enamasti tänapäeval tähendab paraku siit äraminekut. Need on need inimesed, kes tegelikult võiksid ka veel lapsi sünnitada siin samas Järvamaal. Aga kui nad ära lähevad, siis nad teevad seda, loodetavasti teevad seda siiski, aga teevad kusagil mujal. Et see kindlasti on üks asi ja siit tuleb küsimus, mis on ebamugav küsimus, et kas me seda sotsiaalset infrastruktuuri siin Järvamaal ja Paides ja Türil ja kõigis nendes valdades, võib-olla tulevases ühtses Järvamaa vallas, et kas me seda sotsiaalset infrastruktuuri loome selle rahvastiku jaoks, kes meil siin tegelikult on, või proovime teda luua selle rahvastiku jaoks, keda me siin näha tahaksime. Ja et kas see, kui me teeme siia nüüd, ütleme neid lasteaedu ja rularampe, et kas see toob siis need noored lastega siia. Et tööhõive on kindlasti võtmekoht. Ja on selge, et tegelikult kui on briljantne idee või kui on briljantsed inimesed, nii nagu me siin ühest eelnevast ettekandest või kahest eelnevast ettekandest kuulsime, et siis tegelikult ettevõtlust põhimõtteliselt saab teha riigid juuste, omavalitsusega juuste või maakonnaga juuste igal pool. Ja see on ainult jumalale meelepärane ja inimeste jaoks tänuväärne asi, kui seda tehakse. Aga teisest küljest ma arvan, et üks tähelepanuväärne asi või üks asi, millele keskenduda, on see, et millal inimesed tegelikult on valmis liikuma. Et me ei saa rajada, vaadates seda sama rahvastikupüramiidi, et me ei saa rajada oma lootusi sellele, et küllap ühel hetkel kõik need, kes on ära läinud, tulevad siia tagasi, sest neil on Järvamaaga seoses nostalgiliselt kaunid mälestused. Et kellel meist ei oleks, kes me oleme siin üles kasvanud. Noorus ongi ilus aeg, ükskõik kus seda veedad Järvamaal kaasa arvatud. Aga tegelikult inimesed on valmis liikuma kooli lõpetades, nagu me teame, siis nad lähevad siit ära ja siis see on see ka potentsiaalne koht, kus nad võiksid siia tulla. Ja võiksid näiteks tulla edasi õppima. Ja kui nad nüüd pärast seda edasi õppimist võivad jällegi teha järgmise valiku, kas minna või jääda, siis tegelikult see on see koht, kus see tööturu ja õppimisvõimaluste seostamine on erakordselt oluline. Ehk need on need kohad, kus inimesed tegelikult on valmis liikuma. Et kujutada ette, et kellelgi saab või inimestel saab kuskil 40. eluaastates Tallinna linnaelust villani ja siis nad hakkavad guugeldama ja vaatama, et kus oleks tore elada ja tulevad Järvamaale. Sellised näited on kindlasti olemas, need leiavad ka teie ajakirjandusse, aga need on siiski üksikud ja erandnäited. Nii et ma arvan, et see, et tegelikult me oskaksime Järvamaad turundada kohana, kus õppida, näiteks omandada kutseharidust ja siis see kutseharidusega oleks siin samas Järvamaal midagi teha, nendel ettevõtjatel, kes siin juba on ja nad saaksid laieneda, nad saaksid punguda ja luua uusi ettevõtteid, sest nad teavad, et siin on see kindlus olemas. Et see kindlasti oleks üks võti. Ja nüüd tegelikult see turundamise küsimus, ma arvan, lisaks nendele siltidele. Et siin on küll üks mõte, mis mul tuli pähe, kui ma vaatasin, Maiko on praegu siit kuskile välja läinud, aga ma arvan, et üks paremaid asju brändimise seisukohalt on, mis Järvamaaga on juhtunud, ja see ei ole juhtunud muidugi iseenesest, on see sama arvamusfestival. Et sellest on saanud Paidele visiitkaart, et kõik omavalitsused otsivad, enamasti leitakse folk või paremal juhul ooperipäevad, et tuua nii-öelda selline eliit kokku ja turundada ja brändida oma omavalitsust. Meie oleme leidnud, või Järvamaa on leidnud selle Paide arvamusfestivali ja minu arust see on asi, mida nüüd tegelikult tuleks umbes nii nagu ma ei tea, lotet tuleks kasutada, panna rakkesse. Ja miks mitte ei võiks näiteks siin selle sama ekraani peal, ma ei tea, kuidas kõik need omandiõigused ja asjad on lahendatud ja võib-olla pole see võimalik. Aga näiteks, et arvamusfestival korraldab. Et tegelikult kasutada seda rohkem nii-öelda aastaringselt. Need inimesed, kes arvamusfestivali teevad, nad kindlasti teevad seda aasta aega valmistavad ette selleks, et tuleks suurepärane üritus. Ja kindlasti on nende ajaressursil ja intellektuaalsel ressursil kuskil ka piirid. Aga tegelikult see on asi, mis tuleks nagu Järvamaa ja Paide heaks panna tööle, sest see on, ma usun, täna see, mille järgi Paidet kõige paremini teatakse kõigi oluliste arvajate hulgas Eestis. Ma küsiksin siin nii palju just nimelt selle rände kas pidurdamise või teistpidi pööramise suhtes, et kui
kui need asjad, millele sa praegu tähelepanu juhtisid, kõik tehtaks ära filigraanselt, kas sa näed, et on võimalik selles mõttes jõge teistpidi voolama panna, et oleks näiteks reaalselt võimalik, et Järvamaale tuleks rahvast tagasi? Ma ütlen, natukene liiga palju keskendutakse tagasi tulemisele. Ja ma olen nagu nõus sellega, mida siin Alo hiljuti mulle ütles, et tegelikult omavalitsused või ka maakonnad on inimeste jaoks, mitte inimesed ei ole, nii et meil on vallas vaja rohkem inimesi ja saadetagu meile rohkem inimesi. Et niipidi see kindlasti ei tööta. Ja selle tagasi tulemisele, et inimesed lähevad ära erinevatel põhjustel. Mõni leiab oma armastuse ja perekonna õnne kusagil mujal. Mõni näiteks on väga andekas, õpib ma ei tea, baleriiniks näiteks. Ja öelda, et me nüüd siin hakkame siis tegema talle siin Järvamaa või Paide kultuurikeskuse laval nagu balletietendusi selleks, et ta saaks siin edasi Järvamaal elada, ei ole mõtet pingutada. Teised inimesed lähevad teistel põhjustel, näiteks lähevad sellepärast, et külas kool läks põhikoolist algkooliks või lähevad sellepärast, et pandi ettevõtte kinni. Et need on asjad, millega tuleks tegeleda. Aga kramplikult hoida kõiki ja proovida neid sundida kuidagi vanduma truudust ja jääma Järvamaale selleks, et siin oleks inimesi. Et seda kindlasti vabas ühiskonnas, vabal 21. sajandil ei ole nagu mõtet pingutada. Aga tuleb mõelda sellele, et Lauri siin pakkus välja väga radikaalse asja, et ma arvan ka, et kindlasti sisseränne ühel hetkel, kui hüsteeria läheb üle, omandab meie jaoks mingisuguse teise tähenduse ja sellest rääkimine muutub nagu oluliselt kainemaks ja arukamaks. Aga ma arvan, et ka nii-öelda siserände kontekstis, et tegelikult me peame leidma selle koha üles, kus see sama Eesti inimene, kui ta oma elus on mingisugusele teelahkmele jõudnud, et tal oleks mingisugune põhjus jõuda siia. Et see ei ole lihtsalt turunduses, et räägime Paide ilusaks ja küll siis tulevad siia inimesed. Niimoodi see paraku päris elus ei toimu. Sven, vabandad, ma asja väga isiklikuks ajan, aga ma loodan, et see on võib-olla kõige parem võimalus seda asja teravustada. Kas on olemas üldse midagi, mida võiks fantaseerida või mis peaks siin olema teisiti? Et sa näiteks ise teeksid samasuguse otsuse nagu üks teine tipp-poliitik Helir-Valdor Seeder, kes aastate kaupa ei jätnud oma Viljandi kodu, sest Viljandi on tõepoolest Eestis fantastiline elukeskkond ja pidas tipp-poliitiku ametit distantsilt 150 kilomeetritest kuskilt. Sellepärast, et selle oli hea elada. Kas see oleks võimalik, et sinu Paide juured hakkaks nii, et sa ütleksid, koguksid pere kokku, ütleksid, et ma tahan teile rääkida ühest tõsisest plaanist? Kindlasti perekonnanõukogus võib igasuguseid asju arutada, et mul üks laps käib Tallinnas koolis, juba teine lasteaias, naine töötab Tallinnas, et see on kindlasti suurem. Mul on Paides siin ema juures on täitsa voodi ja tekk ja padi ja koht, kus olla ja koht, kuhu tulla. Aga ütleme jällegi, välis- ja julgeolekupoliitika, mis on nagu minu elu sisuks väga suurel määral olnud päris palju aastaid juba, et need on ka asjad, mida tegelikult kaugtöö korras kindlasti on keeruline teha. Et põhimõtteliselt loomulikult meile kõige paremini sobiks see, kui 4-realine tee jõuaks kuhugi Kükitale ja siis selle praegu maha pandud osa võiks üles võtta ja teha hoopis teistpidi viadukti, nii et Rakvere-Pärnu maantee läheks nagu sillana üle ja siis kõik sõidaks suure kiirusega Kükitani ja siis pööraks Paidesse sisse võib-olla, aga tegelikus elus see ju niimoodi jällegi ei ole, et võib fantaseerida küll, aga ma lükkaks tervele selle seltskonnale ühe sellise teema ette, mille puhul võib mind süüdistada populismis, palun väga, võtan kõik süüdistud vastu, aga meil on järjest rohkem seda, et poliitikud arutavad ühtedel teemadel, aga kui sa vaatad sotsiaalmeedias rahva, siis tema arutab hoopis teistel teemadel. Ja üks teema, mida keegi ei taha puuduta, on ikkagi see pagulasteema ja ma olen kahjuks pidanud kuulma, kuidas selle hirmuvärinaga inimesed, kui nad näevad kuskil mingisugust sellist tondilossi või kolossi kuskil seismas, ütlevad, et jumal, et keegi tahtis seda ära osta, äkki teevad pagulaskeskuse või midagi taolist. Küsimus on esita muidugi hoopis selle nurga alt. Kas me peame arvestama sellega, et kui siia tekib piisavalt tõmbav vaakum ja see omi ei tõmba, siis sõltumata sellest, mismoodi see läheb me peame hakkama elama varem või hiljem arvestatav hulga võõrarahvaga koos? Ma arvan, et hirmud on väga suured silmad siin, et jällegi riskides nüüd isegi olla nagu mitte väga viisakas või poliitiliselt korrektne. Et kui me vaatame, ma
ma nüüd peast ei mäleta, aga ma arvan, see number oli kuskil 200-300 vahel, mis olid siis külad, kus oli 0 kuni alla 3 elaniku viimase rahvaloenduse andmel Eestis. Mitusada küla, kus on alla 3 elaniku, mis tähendab siis 0 kuni 2. Nendest umbes 100 oli 0 elaniku. Ja tüüpiliselt jällegi, kui me vaatame seda rahvastikupüramiidi, et mehed surevad varem ära kui naised ja naised võib-olla lähevad kergemini jällegi välismaale mehele, kui mehed sealt naise leiavad, et siis väga tihti nende tühjade külade elanikeks ongi üks pensionieas naisterahvas koos oma keskealise pojaga. Et see ei ole väga haruldane. Ja kui me nüüd mõtleme, et kas siis, et mis on nende külade kadumise põhjuseks, see on see, et ei ole tööd ja ei ole lapsi. Ja kui me nüüd tõsiselt keegi arvame, et nendes külades ei ole lapsi, sellepärast, et või selles on süüdi mingisugune ülemaailmne geilobi, ja et tööd ei ole sellepärast, et mustad on töö ära võtnud. Kui on siin inimesi, kes niimoodi arvavad, siis võib kohe käe tõsta. Ei eita, et vaakum on olemas, kas see vaakum tõmbab? Ega siis pagulased ei liigu ringi, või migrandid ei liigu ringi ju Euroopas, sellepärast, et kusagil on tühi koht, kus pole inimesi, ja see tuleb täita inimestega. Et ka need rännuteele asunud inimesed lähevad sinna, kus on tööd, kus on paremad sotsiaalsed tagatised, kus on rohkem rikkust. See on loomulik, inimesed, kui nad liikuma lähevad, siis nad lähevad sinna. Et nad ei lähe mitte sinna, ega nad ei liigu ju sellepärast, et neil on vähe ruumi seal, kus nad praegu on. Nad lähevad sellepärast ära, et seal ei ole tööd või ei ole leiba või on seal sõda. Ja ainukene, mis siin on teisiti, on see, et siin ei ole sõda, aga see ei ole võib-olla piisav põhjus, et siia tulla. Nii et ma arvan, et see hirm on tegelikult tohutult ülevõimentatud. Ma arvan, et ma olen Lauriga nõus, et enamus meist ei näe kunagi ühtegi nendest pagulastest, kelle eest meid siin praegu või kellega meid praegu hirmutatakse. Ma kandiks selle teema edasi kohe Arvo Sarapoole, kes on siin kõige suurema ettevõtluskogemusega ja ma olen ka ettevõtlusringkondades kuulnud sellist asja, et lõpetage jama ära, tööjõudu ei ole, las nad tulevad need, kes on töövõimelised ja me hakkame lõpuks kõik paremini elama tänu sellele, et see masspärast elu käib. No mõni asi veel, kuna ma sain jutu järje natuke kasutan seda, et siis kui mina olin maavanem, siin oli 44 000 inimest, praegu 31. Ja Paide õnnetus on see, et minul oli nagu mõte, et järsku 10 000 läheb üles see asi ja läheks allapoole, eks ole. Ja nüüd, kui seda kriitilist massi inimest ei ole, siis väga paljud probleemid ka algavad. Aga isiklikust kogemusest ütlen seda, et on küll võimalik siin elada. Ma teen nüüd Võdale hullu remonti seal ja rehkendasin korra oma eelarve kokku, ütleks nii, et ma panen selle maja remonti päris täpselt samasuguse summa, millega võiks Tallinnasse ka maja osta, aga ma ei osta seda Tallinnasse, vaid teen ja ehitan kodad. Nii et see üks postulaat võiks olla nii, et mis me selle Tallinnaga ikka kaklema, et toome parem Tallinna lähemale siia ja teeme head koostööd. Ja nüüd, kui rääkida sellest pagulaste asjast, siis me linnavalitsuses natuke vaatasime seda küsimust, et ütleme seda laiemalt võib-olla migratsiooniks, et ei ole täpne konkreetne põhjus, millega siis ütleme nii, et see on poliitikute pärusmaa, reaalses elus ei ole see asi üldse, millest nii väga hullusti siin seletada ja rääkida, et reaalses elus näeb see teiste probleemide kõrval üsna tühine välja, kuigi näiteks ma ütleks nii, et selge on see, et järgmised valimised EKRE teeb ära, et ta lihtsalt inimeste sellisel emotsioonil mängides saab väga palju hääli. Aga kui te minu kui ettevõtja käest küsite, siis mingi iva siin selles mõttes on, et näiteks võiks ju siia tuua väga palju ettevõtteid, aga kellega sa siis seda tööd siin teed, kui inimesi ei ole. Aga ikkagi ma tuleks selle juurde tagasi, eks ole, et Tallinnal on või Järvamaal on täna suurepärane võimalus teha Tallinnaga hullult head koostööd, et proovida ettevõtlustasandil seda koostööd teha või näiteks võtame haigla küsimuse. Et mul on praegu valus vaadata, et me mängime oma haigla maha, meil jääb pika peale hoolduskeskus siin, kui me tegelikult ei vali täna haiglat kas Tallinna või Tartu poolt, eks ole, et kuna täna me räägime siin Järvamaast ja mulle meeldib väga konkreetsed asjadest rääkida, siis ma ütleksin, et mitte haiglat maha mängida, siis tuleks tulla kas siis Tartusse või tuleks tulla Tallinnasse ja vaadata, kas sellest haiglast kasvab siis või tekib siis ühe suurhaigla, ütleme siis üks osa. Nii, ma jätaksin selle migratsiooni küsimuse üles ja
Tõnis, milline on sinu seisukoht? Mul oleks palve, et selle valehäbi või selle mure raputaks maha, et me lõputult rahustame inimesi. Sakslased tõid tõrklasi sisse lihtsalt selleks, et oma majandus käima lüüa ja lõidki käima. Mis need teistpidi tagajärjed on, need on mingi teise jutu teema. Selgepoolest on Saksa GDP elaniku kohta, rahvuslik koguprodukt elaniku kohta meiega võrreldes ikkagi ohohoo või kaugel. Aga meil on seda, et ma nimetasin seda juba ju ka oma esialgses sissejuhatuses või sõnavõtus, et tegelikult erinevusi ei tule karta, vaid vastupidi, need erinevused ja ka erinevad inimesed tulevad nad siis Setust või Säärest, nad on tegelikult ju kõik inimesed, või tulevad nad siis ka väljaspoolt Eestit või väljaspoolt Euroopa Liitugi, nad on kõik inimesed. Nad tegelikult tulevad ja rikastavad. Et tuleb seda võtta kui rikkust ja võimalust, mitte seda, et oi, jumal hoidku, ärgu tulgu mitte keegi. Selline suhtumine on tegelikult selline vaikne taandumine, hääbumine. Seda ei ole ju vaja, see ei ole areng. Ja ma ütleks oma siin seisukoha, kuna siin mõlemad vestluskaaslased seda juba tegid ka omavalitsusreformi suhtes või kuidas mina näen, et Järvamaal võiks olla siis ma ei tea, minu jaoks on Paide ja Türi on alati olnud eraldi. Isegi kui administratiivselt mitte, siis mõttemaailma mõttes alati on olnud eraldi. No, minu arust see võiks ka niimoodi olla. See võiks pigem olla arengule kaasa aitav, kui vastupidi, ehk siis tegelikult mina ei näe, et Paide linn ja Türi vald peaks olema ühes, vaid nad võiks tegelikult olla eraldi ja tasakaalustada siis vastastikku. Ja samuti oli päris sümpaatne lugeda selle nädala teisipäevases lehes Rait Pihel ka artiklit sellest laiemalt ennemalt oli ka tegelikult juba uudiseid, et siis nii-öelda maa-omavalitsused peavad plaani. Ja kui sellest plaanist ka nii-öelda tahtmist on seda ellu viia ja sellest midagi välja tuleb, et tekib 3 omavalitsust Järvamaal, 1 on linn ja 2 on valda, 1 on maavald, teine on siis rohkem selline linnaline vald, siis mina ei näe siin ka midagi halba, pigem näen selles arengu võimalusi, et tekib rohkem vajadust rääkida, tekib rohkem vajadust kokku leppida ja kokkuleppest sünnib alati midagi head. Vajadusest rääkida olema nüüd suurepäraselt selles mõttes aru saanud, et ilmselt kellel on jätkunud tähelepanu seda kuulata, siis ma vaatan, et need ideed hakkavad vaikselt siin vestluse käigus välja tulema, aga kahjuks aeg on mööda saanud ja kui ma siia tulles nähes nihkunud kava mõtlesin, näed kurjad, ei osanud kavast kinni pidada, siis ega mul nüüd enam kellegi kallal vinguda ei ole, ma vabandan, kui te pidite liiga pikalt kuulma, aga seisukohad olid konstruktiivsed ja piisavalt erinevad ja loodame sellest vestlusest oli kasu veel rohkem. Loodame sellele, et selliseid vestlusi nende inimeste vahel, kes Järvamaaga kaasa elavad ja kes suudavad ka mõnest hoovast kinni haarata ja seda vahel tõmmata või lükata, et neid vestlusi olekski rohkem ja lahendused nendest vestlusteks sünnisidki. Aitäh! Aitäh!